Tere, minu nimi on Karen Burns ja ma olen CGI Eesti äriarenduse direktor. Täna räägin küberturvalisusest, küberhügieenist, selle arengutest ja erinevatest ohtudest. Küberturvalisusest rääkides räägime me tavaliselt 3 komponendist: protsessidest, inimestest ja tehnoloogiast. Ja küberturbe ekspertidena me loodame, et inimesed on need viimased kaitsjad, juhul kui tehnoloogia ja protsessid kukuvad maha. Kahjuks on tänapäeval olukord selline, et inimene on kõige nõrgem lüli nendes 3 komponendis. Küberturvalisusest rääkides on sageli inimeste reaktsioon segadus, mõistmatus. See on selline keeruline termin, sellest ei saada hästi aru ja see on selline müstiline asi, mida tehakse kuskil sellises kinnises ruumis. Ja tegelikult on küberturvalisus ja küberhügieen üha enam meie igapäevaelu osa, täpselt sama elementaarne nagu hammaste pesu. Ja võib-olla see ongi hea paralleel, mida siia tuua, et kui küberhügieeni ei ole õpitud varakult pidama, see on seda väga hilja, väga raske hiljem endale siis nagu külge õppida. Näiteks toimetame me üha enam, eriti Eesti-laadses digiriigis, internetis. Hambapesu paralleeli tuues siia, et iga hommik, eks ole, me hooldame oma hambeid iga õhtu selleks, et nad püsiksid terved ja puhtad. Samamoodi tuleb hooldada oma sellist digitaalset elu internetis, kaitsta oma faile, oma dokumente, oma digitaalset identiteeti, selleks, et ta ei satuks siis rünnakute ja pahalaste ohvriks. Vaadates küberkuritegevust, me näeme, et see on tõusujoones. Samal ajal kui kuritegevuse üldise statistika tegelikult langeb. Nii et kuritegevus päris maailmas on langevas trendis, aga küberkuritegevus on tõusvas trendis. Ja üleüldine kuritegevuse trend on selline, et see on sama. Lihtsalt erinevat liiki kuritegevust on hakatud tegema tänu sellele, et meil on digitaalne maailm, kus on võimalik siis toimetada ka nendel niinimetatud pahalastel. Kui me toimetame internetis, oleme me väga palju altimad endast andma välja informatsiooni, mida me päris elus välja ei annaks. Et kui tuleb võõras inimene meile tänaval ligi, küsib meie isikukoodi, aadressi ja meie laste nimesid, siis me tavaliselt sellist infot välja ei anna. Nüüd, kui me oleme internetis, siis on statistika uurimused näitavad, et me teeme seda palju lihtsamalt. Üks viis, kuidas skeemitajad tegutsevad, on läbi selliste internetipakkumiste, mis kui need paistavad liiga head, et olla tõsi, ilmselt ongi seda. Et kindlasti kõik on kuulnud nendest võida 1 000 000 eurot, kui sa seda linki jagad, või et kui sa meile saadad 10-20, mis iganes hulka eurosid, saad vastu sellise paketi raha ja nii edasi. Facebooki skeemidest rääkides on hästi populaarsed erinevad autojagamised, et saada endale näiteks Range Rover Spordi, kui sa likeid lehte ja jagad seda. Nüüd sageli sellised leheküljed viivad teid 3. keskkonda, kus te peate siis sisestama nime, aadressi, võib-olla meiliaadressi, telefoninumbri ja hakkavad tulema tohutu hulk spämmi nendele kontaktidele. Teine viis, kuidas need lehed töötavad, on nõnda, et genereerides tohutu hulga laike, 40, 50, 60 000 laiki, on võimalik seda lehte hiljem koos nende laikijatega edasi müüa, selle pealt raha teenida, eks ole, kes teab, mis eesmärkideks seda raha kasutatakse ja omakorda siis selle sisu muuta ja teenida ka ad revenue pealt raha. Vaadates küberohtude arengut läbi aja, näeme, et tüütus oli see, millega küberohud algasid ja nüüd on need liikunud massiivsele skaalale. Riigid võivad palgata ja ka teevad seda erinevad Hackers for Hire stiilis ettevõtteid. Küberkuritegevus tuleb selliselt, et tuleb lausa klienditoega. On võimalik osta endale näiteks litsents, mis panna peale pangaautomaadile, et varastada siis raha sellisel moel. On võimalik teha social engineeringu laadseid fake saite, malware as a service laadsete tarkvarade näol. Need tulevad kliendi toega, samamoodi nagu viimased need WannaCry, eelmise aasta rünnakud
tulid ka klienditoega, et maksa meile raha, me suuname sind siis läbi Torri erinevasse sellisesse maksukeskkonda. Et see on väga-väga kiiresti arenenud väga suureks. Rääkides küberturvalisuse valdkonnast terviklikumalt, see ei ole ainult kuritegevus. Küberturve, küberhügieen on igapäevane internetis toimetamise elementaarne osa. Et kui me kaitseme omaenda kodu ukselukuga, passi võib-olla hoiame kohas, kuhu kõik sinna ligi ei pääse, oma maja ostud dokumente ja muid asju hoiame koos ja turvaliselt, siis täpselt samamoodi tuleks käituda ka arvutis, ka digimaailmas toimetades. Üleüldine globaalne probleem IT ja IKT valdkonnas on see, et selles on väga vähe naisi. Eestis hetkel aastal 2018 on umbes alla kolmandiku sektorist on naised, aga see on valdkond, kuhu on võimalik tulla juurde mitte lihtsalt tehnilisest taustast, vaid üleüldiselt hügieeni, kasutajakogemuse, teenuse disaini seisukohast ja siiski katta ära valdkond nimega küber. Eestis on hiljuti alustanud tööd Kaitseväe juures küberväejuhatus, mis tähendab seda, et ei ole ainult võimalik olla sõjaväes ja olla reamees, vaid on võimalik panustada erinevatel moodustel. Küberkaitseliit aitab kaasa sellele, et küberturve oleks Eestis tugevam ja sinna on võimalik eraisikuna, tsiviilisikuna minna vabatahtlikuna appi. Hetkel on küberturvalisus tegelikult loosungite tasemel ja ma usun, et ta jääb selliseks veel mõneks ajaks. Uurimused, statistika näitab seda, et inimesed teavad küberturbereeglitest, teavad küberhügieeni reeglitest, aga lihtsalt ei järgi neid. Ja see on selle tõttu ilmselt, et kui me ei ole õppinud väiksest peale hambaid pesema, siis väga hilja seda juurde õppida on raske. Inimene on laisk ja ta ei viitsi tegelikult seda teha. Täpselt samamoodi küberhügieeniga. Kui me ei ole seda väiksest peale õppinud ja õpetanud, siis on seda hiljem väga raske endale juurde õppida. Üks väga hea näide on Ameerika haiglatest, kus selleks, et oleks turvalisem patsiendi infot salvestada, uutel kaasaskantavatel arvutitel tekitati selline kaitse, et kui arvuti lähedal ei toimu tegevust mingisugune hulk aega, siis arvuti lukustub. Nüüd, kui oli trükitud patsiendi info sisse ja võib-olla juhtus midagi, nagu haiglas ikka juhtub eriolukordi, siis see arvuti jäeti lukustamata, võib-olla ei salvestatud materjali ära ja arvuti lukustus. Ja selleks, et sellest mööda saada, hakkasid arstid ja meditsiinitöötajad panema kohvitopsi selle sensori peale, mis jälgis siis, kas arvuti juures on liikumist või mitte. Nii et küberauguks või suureks turvaauguks sai üks lihtne vahtplastist kohvitops. Mis oleks selle olukorra päästnud, oleks olnud see, kui selle teenuse ja selle tarkvara looja, disainer oleks veetnud mingisuguse põhjalikuma aja, vaadeldes, kuidas tegelikult inimesed selle tarkvaraga hiljem töötama hakkavad. Ja paratamatult on hetkel olukord, kus kui turvalisus on tugev, siis kasutajakogemus kannatab. Et me loodame, et tulevikus läheb turvalisus kõrgeks ja kasutajakogemus samamoodi selle tõttu ei kannata. Et see on see üks suund, kuhu on võimalik just sellise teenuse ja toote üleüldises disainis edasi areneda. Küberturvalisus on Eestis hetkel aastal 2018 valdkond, mis vaiksemalt imbub inimeste ja just äriinimeste teadmisse. Seda on alati peetud pigem tehniliseks alaks. Küll aga, kui on suur küberintsident, siis me näeme, et mis kannatab, on ikkagi äripool ja ettevõtte käive ja ettevõtte maine. Nii et äripoole inimesed peavad teadlikud olema küberriskidest ja sellest, mis võib juhtuda siis, kui nad oma infot ei kaitse. Ja minu ülesandeks ongi olnud meie globaalset küberportfelli eestindada ja tuua seda Eesti turule, et aidata siis siinseid ettevõtteid ja siinseid riigiasutusi oma infot paremini siis turvama ja oma töötajaid tegema turvateadlikumaks. Rääkides siis social engineeringust ja küberturvalisuse riskidest ja näidetest, siis mul on üks päris elust väga hiljutine näide võtta. Meil on üks tore peretuttav, kellega võttis ühendust USA armee naissõdur meili teel ja väitis, et neil on ports ISISe raha
ära korjatud ja istub seifis. Seda oli siis mingisugune N-ühik, 300 000 vist. Ja kui nüüd see meie peretuttav selle Eestis siis nii-öelda vastu võtab, ta saab sellest 30 000 eurot endale. Ja olid ka kaasas siis YouTube'i klipid sellest naisest ja tema nimeline meiliaadress. Ja kahjuks see peretuttav meil ei saanud aru, et igaüks võib minna internetti, võtta ja teha minu nimelise meiliaadressi karen.burns47@misiganes.com ja selle alt hakata siis saatma välja kirju, mis iganes sisuga. Ja kui keegi guugeldab minu nime, loomulikult ta leiab internetist materjali minu kohta. Nii et see oli esimene nii-öelda ork, mille otsa see härra astus. Ja ta läks ja tegi endale oma pangas Eestis lisaarve, lisakonto, kuhu oleks võimalik see 300 000 eurot easy raha siis vastu võtta. Ja see nüüd kõik juhtus siis nii-öelda viimase 2 kuu jooksul. Et tal ei ole ju mitte midagi kaotada. Ja astusid niisugusesse pikka kirjavahetusse. Nüüd see väidetav siis USA armee sõdur ütles, et ei, et me ülekannet ei tee. Me saadame selle diplomaatilise pakina teile postiga. Päris postipakina. Et palun tee siis ülekanne 30 eurot, see katab meie kulud ja saame teile selle 300 000 eurot sularaha Eestisse saata. Loomulikult see peretuttav arvas, et 30 eurot maksta selle eest, et 300 000 eurot sealt nagu vastu saada, et see on ju väike summa. Mis mul kaotada on, oli temapoolne siis kommentaar. Ja ta tegi seda selle kande ja loomulikult ei tulnud mitte mingisugust 300 000 eurost postipakki vastu Süüriast. Mis on loo moraal? Loo moraal on see, et kui ka üle maailma 500 või 1000 inimest langeb sellise lihtsa skeemi lõksu, teenivad kurjategijad sellest väga suure summa raha ja me ei tea, millega rahastatakse. Tähendab, mida rahastatakse selle rahaga, mida me oleme sellistele kurjategijatele kannud. Kas sellega rahastatakse mingisugust narkokuritegevust, inimkaubandust, relvadost või mida iganes. Või kellegi lihtsalt elustiili. Et selliste skeemide lõksu langemine tundub, et inimesed võiksid olla piisavalt targad, et seda mitte teha, kas seda pidevalt tehakse. Ja kui mingi asi tundub liiga hea, et olla tõsi, siis ta ilmselgelt seda ka on. Võib-olla niisugused 3-4-5 top soovitust minu enda poolt küberturvalisemaks eluks oleks järgmised. Palun ärge kasutage oma tööandja riistvara isiklike toimingute tegemiseks ja vastupidi. Väga mugav on küll olla avatud keskkondades nagu Dropbox ja Google Drive, aga me riskime sellega informatsiooni, mida me nendes keskkondades välja saadame. Et hoiame siis tööandja info ja isikliku info riistvara mõttes lahus. Tundliku info saatmiseks ei tohi kasutada avalikku wifi võrku. See on üks top asi, mille vastu kindlasti eksitakse. Lisaks soovitaksin seda, et kõik tundlik info, mis teil on, tuleb krüpteerida. Meil on riiklikult väga mugav viis seda teha. Palun kasutage seda, et me ju jätaks oma lepinguid, töölepinguid, igasuguseid tundlikke asju lihtsalt vedelema. Et me paneme nad luku taha, ideaalis seifi, krüpteerimine aitabki just täpselt sellist asja teha. Kõige lihtsam viis krüpteerida oma dokumente on kasutades Eesti DigiDoc tarkvara. Seal on krüpteerimine väga mugavalt lahendatud, seda on võimalik üle terve riigi saata ja sellisel moel kaob ära mure, et dokumendid ja materjal on inimestele väga lihtsalt kättesaadav. Et siin aitab meid meie enda riigi DigiDoci tarkvara. Ja viimaks, ärge lükkake tarkvara uuendusi edasi. Väga mugav on vajutada snooze buttonid, aga see on üks koht, kus tõesti ei tasu neid tarkvara uuendusi edasi lükata. Kui tuleb uuendus, laadige see endale arvutisse. Ärge unustage, et tegelikult on ka mobiiltelefonid häkitavad. Ei ole ainult laptop või lauaarvuti, millest saab sisse murda. Väga palju tarkvara ja pahavara on tulnud välja hiljuti ka mobiilidele. CGI-s me kaardistame globaalseid trende just pahalaste tegevuses ja me näeme, et on Androidile tohutu palju pahavara, iOS-ile on võimalik jälgida teie liikumist ekraanil, kuhu te vajutate ja läbi selle näiteks teada saada teie interneti mobiiliäpi, pangaäpi siis salasõnad ja kasutajatunnused ja sellisel moel varastada teie tagant. Et ärge unustage, et ka mobiilis ei pea me klikkima igasuguseid linke lahti ja vajutame igasugustele pilkvatele bänneritele reklaamidele. Kui te langete rünnaku ohvriks,
tuleb sellest teada anda RIA-le ja Politsei- ja Piirivalveametis tegutsevale küberbüroole, kes aitavad siis pahalaste jälile jõuda. Ärge unustage two-step verification'it ja olge küberturvalised.